tere ilusat reede hommikut kõigile, rõõm on teid tervitada siit ilusast suvisest juulikuu kesksuvest ühesõnaga. Ja täna on meil külas Malle Lutsaja, kes on terviseteemadel mentor, nõustaja ja koolitaja ja MAŠ asutaja. Aga Malle, sa saad nüüd ise ennast natuke paremini tutvustada, et kuidas sina üldse selle teemani ise jõudsid ja kaua sa selles valdkonnas oled tegutsenud? Ja tere kõigile, kes on siis tänase õpiampsuga liitunud. Ja tõesti olen Tervisekoda MAS asutaja, nõustaja, koolitaja ja mina töötan tõepoolest inimeste ja nende töörõõmu ja tervisega. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et mõnikord inimesed satuvad ebaõnnestumistest või mõnedest olukordadest stressi ja jäävad väga üksi ja siis mina aitan neil tegelikult nendest tõketest üle saada. Mõnikord on nad üksi, vajavad üksinda abi, mõnikord vajavad nad meeskonnaga abi, mõnikord vajab terve organisatsioon abi. Ja mina siis neid ka aitan. Olen selle teemaga üldse inimeste aitamisega selles mõttes tööalasest küsimustega tegeledes ma olen kokku puutunud 25+ aastat juba. Aga Tervisekoda MAS on tegutsenud nüüd juba 6 aastat. Ja mida võib-olla juba keegi mõtleb selle peale, et mida see MAS seal siis tähendab, jah? See on väga tore lugu, seda saab tegelikult minu kodulehelt ka lugeda. See sõna tähendus või see kombinatsioon tähendab, ma saan hakkama. See on hästi lihtne, aga võimas mõte ja mina korjasin selle üles ühest väikeselt lapselt, kellega ma koos olin ja ma tahtsin teda kangesti aidata. Ja siis ta ütles mulle, et ma saan ise hakkama. Ja see oli nii inspireeriv, et siis sellepärast on ka minu töörõõmu ja hea tervise agentuuri nimeks Tervisekoda MAS. Nii et tõepoolest, et töötan inimestega ja mulle väga meeldib just see, kui ma saan rääkida inimestega niimoodi silmast silma, avada nende need uksed, mis on lukku läinud, näidata neile, et tegelikult hästi palju on võimalusi ees, ka siis, kui sa oled ebaõnnestunud, et sa ei jääks selle ebaõnnestumise sisse. Ja täna siis loodetavasti on kõigil kaasas hullult palju neid ebaõnnestumise kogemusi. Mõned on sellised lihtsamad, on ületatud, aga mõned tulevad kogu aeg jälle pinnale, et näed, sel korral ma ebaõnnestusin, see oli mulle kuidagi väga valus. Ja täna meil on tegelikult praktiline õpiamps, nii nagu on ülesandeks antud. Ja ma tahaksin väga kutsuda kõiki, kes täna siin kuulavad, praegu võtma ühe pliiatsi ja paberi. Ja ma annan kohe ühe uurimusliku ülesande. Ja seda me siis uurime kogu selle õpiampsu käigus. Esimene ülesanne on see, tuleta meelde üks ebaõnnestumine või viga. See tuleb sul hästi kergelt meelde, sest see on sulle mingil moel oluline. Pane see kirja. Minul tuleb kohe meelde eelmisel aastal enda üks selline ebaõnnestumine, kus ma tegin plaani, läksin ühele konverentsile, mul oli kindel plaan, kui palju ma seal inimestega suhtlen ja kui palju ma siis selliseid uusi kontakte loon, kellega saab edasi asju ajada. No mis te arvate, kuidas ma tagasi tulin sealt? 0 tulemus ja ma mõtlesin, et mis nüüd siis juhtus? Ehk tegelikult ma ebaõnnestusin. Ja täna me siis uurime, kuidas selliste ebaõnnestumistega üldse hakkama saada. Kas märgin endale suure sildi otsa ette, et ma olengi selline ja ma ebaõnnestun kõiges või on mingisuguseid muid teid veel. Aga kui sa nüüd panid selle ebaõnnestumise endale kirja, siis kui sa vaatasid või meenutasid seda, mis oli see esimene reaktsioon, mõte, tunne, kui sa praegu sellele ebaõnnestumisele otsa vaatad. Pane see ebaõnnestumise juurde kirja, see tunne või see emotsioon. Mis sildi sa siis endale esimesena külge riputasid? Kuidas tunne on, kui sa seda vaatad? Marika, kas sina panid endale kirja? Mina siin täidan seda ülesannet, et kirjutan sinu ülesanded siia kommentaariumisse, nii et Ahah, aga väga hea. jaa, et noh, loomulikult, et
need tunded ei ole meeldivad, kui mõtelda on ju nende asjade peale, mis on Mhm. ebaõnnestunud. Mhm. Aga jah, et mind ennast on ka väga palju just lapsed aidanud aru saada, et kuidas tegelikult tuleb nagu ebaõnnestumistesse suhtuda. Ja õnneks on tegevusi nii palju üksteise otsas, et ei olegi aega pikalt pikutama jääda ja muretsema jääda, et üks sihuke võib-olla minu siukseid võtmekohti on ka see, et tegevusi on palju ja selle tõttu ei olegi aega nagu jääda kinni kuhugi nii-öelda Mhm. mõtetesse pidama, et nii-öelda luupima kuhugi negatiivsusesse. See üks variantidest tõepoolest on, et mine edasi. Aga sageli me jätame selle osa sellest ebaõnnestumise loost kasutamata, et mida see meile õpetab. Mida me sealt nagu saame kaasa võtta, seda, mis on järgmisel korral meil kohe olemas, kui midagi sarnast juhtub, ehk kui me ebaõnnestume. Ehk õppimise kohad on sellised, mida tasub tegelikult nendest asjadest uurida, et istud maha, mõtled, et mis see oli. Nüüd ma annan sellele samale ülesandele ebaõnnestumise poolele selle teise poole. Ehk pane kirja see, mis oli sinu jaoks midagi suurt õnnestumist. Pane see kirja ja mõtle korraks selle peale. Ja kui sa nüüd selle kirja panid, siis võrdle neid ebaõnnestumine ja õnnestumine. Ja küsi endalt niimoodi, kumb kogemus on sind rohkem õpetanud? Ole hästi aus. Tavaliselt on nii, et kui me õnnestume, siis me oleme hästi palju selliseid rõõmutundeid, me oleme dopamiini ja kõike serotoniini täis ja oleme hästi õnnelikud ja me ei tee nendest edusammudest eriti palju järeldusi. Küll aga istume selle ebaõnnestumise juures kauemalt ja mõtleme, et miks see juhtus. Nüüd sellest, miks see juhtust, peaksime tegelikult jõudma natuke kaugemale. Et me raputame selle halva tunde maha ja lähme edasi, nagu sa, Marika, ütlesid, eks ole, et me jätame selle selja taha, et see oli nii paha, nii valus, et me ei taha seda eriti uurida sügavuti. Aga selleks, et me saaksime nendest asjadest edasi ja lahti, me peame tegelikult uurima. Ehk kui sa nüüd vaatasid oma mõlemat poolt, ebaõnnestumine ja õnnestumine, siis tõenäoliselt väga paljudel juhtkudel me tõepoolest ei õpi ka sellest õnnestumisest eriti palju. Aga miks siis on nii, et me kardame seda ebaõnnestumist? Miks see meile ei meeldi ja miks see meile raske on? Jälle, asi on meie enda väikeses ajus, mis on väga võimekas, aga meie aju on programmeeritud niimoodi olema, et ta on kaotuse suhtes 2 korda tundlikum kui võitmise suhtes. Ja see tundlikkus, see valu, mis meil siis tekib, on selline, mida me väga ju ei taha tunda, me tahame tunda head tunnet ja siis me püüame sellest hästi kiiresti lahti öelda, selja taha jätta, ütleme, et lähme edasi. Aga kui me räägime tööalasest edust ja tööalasest sellisest kasvust, me tahame ju kõik midagi oma elus saavutada, siis öeldakse, et ikkagi on hea, kui sa võtad selle julguse ja hakkad seda uurima, et miks ma siis ebaõnnestumise korral tunnen ennast nii, nagu ma tunnen ja mida ma saan selleks ette võtta. Et teadlased ja sellised stressiuurijad ütlevad, et ebaõnnestumine on kasulik sellepärast, et see annab meile teavet, mis on hästi ainulaadne. Kui võitmise kordamised on nagu mingisuguse mustri kordamine, aga sealt tuleb mingi uus informatsioon, mis annab sulle teada midagi kasulikku sinu enda kohta, mida sa võib-olla ei oska, võib-olla pead midagi muutma, et see on hästi kasulik teadve. Et negatiivsed tulemused kipuvad olema üksteisest erinevad, samas positiivsed tulemused on üksteisega sarnased, ehk see aitab meil kasvada ja sellepärast tasub neid ebaõnnestumisi väga mõnusa uudishimuga uurida. Ja kuidas seda teha? Tavaliselt esimene reaktsioon, võib-olla juba ka kuulajate seas mõni kirjutas endale sinna, et see on hinnang mulle endale.
ma ei saa hakkama, ma olen ebaõnnestuja, ma olen käpard, ja nii edasi ja nii edasi. Aga tegelikult tuleb võtta seda niimoodi, et see pole hinnang, see on olukord, see juhtus ja seda parandada saab samm-sammuliselt. Ja nüüd ma siis pakungi teile ühe tööriista individuaalseks uurimiseks, et kuidas siis seda ebaõnnestumist uurida niimoodi, et see ei oleks nagu valus. Ma ei tea, kui paljud inimesed on kuulnud sellisest tööriistast nagu 5 miksi. Kas keegi on miksitanud? Kui ei ole, kui on, pole vahet, teeme selle täna koos läbi. Võta seesama paber, kirjuta sinna ebaõnnestumise alla 5 miksi. Esimene miks, teine, kolmas, neljas, 5 miks. Ja selle tööriista järgmised sammud on niimoodi, et kui sul see probleem ehk ebaõnnestumine toimus, siis küsi endalt, miks? Ja pane see vastus sinna esimese miksi taha. Ja kui sa oled selle esimese vastuse kirja pannud, siis pane järgmised miksid. Võta ette, miks see vastus sul selline oli, küsi miks. Näiteks, projekt hilines, ma ei saanud hakkama sellega. Ja probleem on siis see, et ma esitasin projekti kliendile paar päeva hiljem. Esimene küsimus on miks? Miks ma seda niimoodi tegin? Nii, minu vastus on siis selline, et ma ei jõudnud vajaliku analüüsi õigeks ajaks valmis. Kui sa nüüd mulle peegeldaksid vastu, siis sa küsisid, miks? Jah, see on nüüd see teine küsimus, miks? Ja siis mina vastan endale ausalt, et jah, analüüs osutus mahukamaks, kui ma olin planeerinud ja ma ei arvestanud selle ajaga. Ehk mul tekkis aja defitsiit. Ja nüüd peegeldad sa mulle jälle rõõmsalt kolmanda miksi vastu, ütled, miks? Miks ma ei arvestanud selle ajavaruga? No nii, mina mõtlen natukene, panen ausalt vastuse kirja, et ma ei kaasanud varakult teisi meeskonna liikmeid ja võtsin kogu töö endale, arvates, et ma saan sellega hakkama. Nüüd tuleb järgmine miks. Miks ma siis ei teinud niimoodi? Miks ma arvasin nii? Miks ma ei teinud? Küsimusele tuleb vastus minu poolt ausalt, et ma kartsin abi küsida, sest arvasin, et suudan üksi kiiremini ja saavutan parema tulemuse. 5. miks küsib siis minu käest. No aga miks siis? Miks ma nii arvasin? Ja ma pean tunnistama siis siiralt ausalt otsa vaadates, et mul puudus selge ülevaade kogu projekti ajakavast ja reaalsest võimekusest, oma võimekusest. Ja mis see siis mulle vastuseks annab? See annab see, et ma saan kõiki neid miksi vastuseid analüüsides teada, et ma saan järgmine kord olla nendest samadest küsimustest palju parem, mõtelda see projekt paremini läbi ja tegelikult jõuda ka õigeks ajaks valmis. Et selline miksi küsimine on hästi hea ja see ei puuduta ka alati ainult tööalast poolt, vaid ka siis, kui sul on väga palju stressi ja pinget. Võta aeg maha, mõtle need 5 miksi läbi ja saadki teada, et minu kasvukoht, minu õpikoht on see. Et ma olen seda teinud. Alati ei ole see inimestel kerge. Aga kui me läheme seda teed, et me hoiame fookuse selle peale, et ma küsin iseenda kohta, mitte see, et keegi teine. Kui ma sinna poole lähen, siis ma võtan selle vastutuse nagu ära, et ma ei tahagi tegelikult õiget vastust teada. Aga kui ma jään enda juurde, et miks mina nüüd need asjad tegemata jätsin või ei pannud tähele, siis see tegelikult kasvatab väga palju seda võimalust, et ma saan järgmine kord ebaõnnestuda paremini. Tõenäoliselt tulevad mingisugused uued ebaõnnestumised teistmoodi, aga need miksid aitavad tegelikult hästi palju aru saada, et kus oli see lünk, mida ma veel ei teadnud. Panid tähele, ma ei ütelnud viga. Ma ütlesin lünk minu teadmistes, kogemustes või oskustes. Ja kui see võtab juba selle süüdistamise ära. Nii, ma loodan, et nüüd selle jutu käigus said inimesed oma miksiga ka tegeleda. Kui hetkel ei jõudnud, siis pärast seda koolitusampsu võid tegelikult julgelt selle juurde tagasi tulla. Nii et proovige, mõelge ja kui oled selle nii-öeldakse juurpõhjuseni jõudnud, siis saad tegelikult võtta juba sammud ehk plaani, kuidas ma järgmine kord paremini saan teha. Nüüd mõnikord
on vaja ühte teist tööriista, ma jagan selle ka, see on hästi oluline ja täna ma panin siia sellesse chati ka ühe lingi, mis on sellega seotud, on see, et me hakkame endale sisestama seda, et ma ei saagi hakkama. Positiivne enesekõne võiks olla üks selline kirjutamata reegel, mida me ka selle miks küsimuse juures võime kasutada, aga alati, kui me mingisuguses osas ebaõnnestume, võiksime kontrollida seda, et mida me endale räägime iseenda tegevuse kohta. Näiteks seesama mass, ma saan hakkama. See on üks võimekas lause sellel puhul, kui ma midagi uut proovin ja tekivad kahtlused, et kas ma saan hakkama, kas ma olen enda vääriline. Ja siis hakkavad igasugused sellised sisekõned meile rääkima, need on meie need sabotöörid ja sabotööri ainus ülesanne on sind elus hoida. Ja kui sa teed midagi uut, siis keha reageerib stressi käitumisega ehk vabanevad stressihormoonid, mis tekitavad selle, et ma igaks juhuks olen hästi valvel. Aga sisesta endale, et sa saad hakkama, sa proovid, sa saad teada ja see video, mis on, seda võid pärast vaadata tõepoolest, et seal üks väike tüdruk, 4-aastane, näitab meile suurtele inimestele ette, et kuidas saab enda enesekõned ka tegelikult võtta maha selle pinge, et kas ma saan hakkama. Saame küll. Väikeste sammudega ennast motiveerides saame hakkama. Et näiteks, kui sa suusatad esimest korda mäe peal, ma mäletan seda väga hästi, ebaõnnestusin järjest ja järjest, oleks mul see 4-aastane tüdruk kõrval olnud, palju lõbusam oleks olnud. Nii, et ma ei kuku, aga võib-olla kukun, mis siis ma tõusen püsti, ma jätkan, eks ole. Et me kõik kukume. Kas on tekkinud vahepeal kellelgi mingeid küsimusi selle miksi, 5 miksi või siis enesekõne, sisekõne puhul? Hetkel praegu ei ole, Loodetavasti aga see oli üleskutse kõigile vaatajatele. Ja võite küsida, et kui te kuskil kinni jäite, siis võite tegelikult peegeldada, et mis juhtus, et miks need miksid ei õnnestu, et see on harjutamise asi ja mõnikord jah, tuleb fookus hoida sellele, et ära lase endast nagu väljapoole vaatama hakata, vaid mõtle enda peale. Nii, et see harjutus 5 miksi on hea asi, et see aitab teha järgmiseid tegevusplaane enda arendamisel ja sellest õppimisele, mis läks valesti, et me anname endale andeks, me õpime ja lähme siis edasi. Ja üks soovitus veel ebaõnnestumisest nagu kiiremini ülesaamiseks on see, et võta seda kui katse-eksitusmeetodit. Ma proovin, ma vaatan, mis juhtub. Ma uurin, et mis see lahendustulemus oli ja saad edasi minna sellega, et ahah, ma proovin uuesti, nüüd seda kogemust kaasa võttes proovin ma uuesti. Et see on ka hästi hea, kui sa ütled endale, ma ainult proovin, ma katsetan ja vaatan, mis juhtub. Paljudele inimestele on see hästi stressirohke, ma tean, mul on endale ka olnud selliseid olukordi, kus ma tunnen, et see stress kasvab nii tugevaks, et ma lihtsalt ei jõua, siis ma ütlen, aga ma proovin, see üks samm ma proovin. Näiteks mingisuguse uue programmi omandamisel see nupp vaatab mulle otsa ja ma ei taha talle peale vajutada, sest ma ei tea, mis juhtub, eks ole. Ekraan läheb mustaks või õnnestub, eks ole. Aga proovi, vaata, mis juhtub. Ja siis lähed sammu võrra edasi. Eriti on sellistele vanemaealistele inimestele, kes täna ei jõua kõikide nende uuendustega maailmas kaasas käia, see raske. Aga ole sina siis seal kõrval ja ütle talle, aga proovi, vaata, mis juhtub. Nii, meie aeg on nüüd juba 20 minutit vist läinud, aga mina olen olnud juht ja täna ma juhin ka. Inimestega suheldes näen ma alati ka seda poolt, et kuidas ka juhid tegelikult ebaõnnestumist pigem, ütleme niimoodi, ei taha puudutada. Ja see on selline raske asi, sest me kõik on inimesed, meil kõik see stressireaktsioon aktiveerub, meil on kortisooli ületoos, ei julge enam midagi puudutada ja arvame, et asjad lähevad iseenesest mööda.
mina soovitan juhil mõelda ka natukene nagu selles mõttes kõrvaltvaatajana, aga enne kui nüüd see ebaõnnestumisele reageerida, tasuks teha paar asja. Hinga rahulikult ja astu korraks kõrvale, et vaatle, mis siis tegelikult juhtus. Ja siis kontrolli oma mõtteid. Mida sa mõtled? Kas need on sellised katastroofilised mõtted, nüüd on kõik läbi, nüüd on kõik halvasti. See inimene on see ja teine, annad jälle sildi, kes on ebaõnnestunud. Ja sa tahaksid nagu kohe reageerida. Tegelikult on see, et võta väike paus, vaatle, mõtle, korrasta enda mõtteid, et tegelikult asi on huvitav. Asi ei ole ebaõnnestumine, vaid olukord on huvitav, mida ma siit nagu edasi saan teha. Ja siis võta need sammud ette, kas siis kutsud inimese vestlema ja jälle ära üle reageeri, ole rahulik, hinga, mõtle, mida te sellest kogemusest mõlemad õppida saate. See sisemine sõnastus on hästi oluline, sest siis tuleb õige sõnastus ka välja inimese poole. Üks hästi tore ülesannete tuua on see juhile, et kasuta uudishimu. Alati, kui midagi juhtub, ebaõnnestub, siis lülita sisse endal see uudishimu geen. Mõnel on see hästi lihtne, sest ta ongi oma loomult uudishimulika. Mõne jaoks on vaja see öelda teadlikult endale. Nii, nüüd on see koht, ma tahan teada uudishimust, mismoodi see siis juhtus ja kuidas me saame paremaks. Ja üks tööriist on siis ennetav analüüs. Ja see on hästi tore, mulle hästi meeldib see, et kui me midagi meeskonnaga teeme ja me ebaõnnestume, näiteks ei täida eesmärki või ei saavuta siis positiivset tulemust mingisuguses suures projektis, eks ole, siis tasub teha enne projekti üks niisugune mänguline ülesanne, anda meeskonnale ja osaleda siis kõik koos selles ülesandes, kus me toome selle lõpu ettepoole enne seda projekti, enne seda suurt olulist tööd ja teeme selle mängu ära, et kujutame ette, et on möödunud 6 kuud. Projekt on täielikult läbi kukkunud. Ja siis uurime koos, miks see nii juhtus. Et ettepoole tuues ja jälle neid miks küsimusi küsides saame teada need nõrgad kohad, mida me võib-olla kohe ei märka ja saame alles hiljem teada. Et see võimaldab tõesti need kohad ära märgistada ja parandused juba ette ära teha. Ehk see ebaõnnestumise tarkus võib olla juba ennetav. Ma ei tea, kui paljud seda teevad, aga mina küll soovitan, et mõnikord on inimesed annavad endasse sellesse projekti või sellesse töösse hästi palju, emotsionaalselt hästi palju ja lõpuks on nad väsinud ja kui tuleb veel see ebaõnnestumine takka, siis võib inimene taastumiseks vajada palju rohkem aega kui see, kui me tegime selle mängu ennetavalt ära. Ja teine asi, mis sellesse soovituste tuosse kuulub, on siis ülesanne hüpoteeside testimine. Ja seda saab teha ka igaüks ise, individuaalselt, aga meeskondlikult ja juhina on see ka hea, et kui ma teen tegevuse X, siis juhtub Y. Jah, see teine pool. Ja kui siis lõpuks sa oled selle tulemuse saanud kätte, siis sa saad hinnata selle sama hüpoteesi põhjal, et kuidas läks. Ehk see ongi see katse-eksituse meetod, ehk ma vaatan seda kui ühte katset ja ma saan teada teabe järgmiseks korraks, kuidas paremini kohandada. Et need 2 tööriista on hästi kasulikud, need tasub läbi mõelda, läbi proovida ja jälle peegeldada, et kuidas mulle tundus. Kas see võiks olla üks hästi kasulik tööriist juhile, aga ka siis inimesele endale. Ja kui me niimoodi meeskonnas neid asju lahendame ja arutame, siis hoidke niimoodi tähelepanu sellele, et me oleme turvalises ruumis, me kõik võime sellel hetkel eksida ja ebaõnnestuda.
see ongi selle jaoks, et me saaksime kõik mängud läbi käia, vaadata, mis juhtuma hakkab. et kas keegi tahab oma kogemust peegeldada ja vaadata, kuidas siis saaksime mõelda, et kas nende hüpoteeside testimine või ennetav analüüs võiks olla siis ka selle puhul selle ebaõnnestumise harjutamise jaoks nagu kasulik, et on keegi midagi kirjutanud? Tiina on kirjutanud, et see 5 miks'i harjutus on väga tõhus, ma olin selle unustanud, arvan, et see uudishimu tuleb hetk hiljem. Et enne on ikka see kehv tunne, aga mõnikord selline šokk, aga lähtudes sellest, et tahan alati tühjast punktist edasi minna, olen valmis osapooled ära kuulama ja lahendust leidma. Ja see on see, et see miks esiteks ta natukene aeglustab ka seda reaktsioonikiirust, et ma kohe hakkan nagu reageerima, aga ma hakkan tegelikult uurima, kasutan seda uudishimu, et see on hästi-hästi hea. Alati tasub olla enda vastu lahke, aga ka teiste inimeste suhtes lahke. Kui ei ole nüüd tõepoolest sellised ebaõnnestumised, millel on nagu see märk küljes, et me ei saa seda lubada, et seal on mingi tervisele oht või elule oht, eks ole. Need on nagu need asjad, mida me peame juhina nagu ära kaardistama, et seal me eksimisi lubada ei saa. Et pigem me räägime ennetavalt, aga kui on sellised igapäevased ebaõnnestumised mingisugustes projektides, siis need tööriistad tõepoolest aitavad. Mida ma veel soovitan, mul on üks artikkel, ma jagan selle siia sellesse chati, et siis saad hiljem jagada edasi, kus on tegelikult veel tööriistu üsna häid, mis panevad inimese võib-olla asjadele nii-öelda lahkemalt vaatama, ennast süüdistamata. Et me peame harjutama seda, et ebaõnnestumine ei ole lõpp, vaid ebaõnnestumine on vahepeatus, kust me saame targemana edasi liikuda. Nii, kas on veel tekkinud küsimusi? Hakkasin panema seda videot käima, ma vaatan korraks, kas see on õige video, ma panen selle ka siia, eks ju. Nii. Mõnikord juhtub see, et inimene tunneb ennast ebaõnnestumise järel selles mõttes kaotajana, et ta on võtnud seda ülesannet või projekti või tööd nii isiklikult, et ta on sidunud selle iseenda identiteediga. Et siin tasub ka panna tähele seda, et eralda oma saavutused oma egost, identiteedist, et see aitab ka vaadata neile natukene rahulikuma pilguga. Nii. Kas on veel mingeid häid mõtteid või kogemusi praegu sellest ampsust juba tulnud? Ei ole, ma arvan, et vaata, nüüd oligi, inimesed olid usinasti tegid harjutusi võib-olla kaasa ja mõtlesid siin enda asjade peale. Et ma korraks vaatasin, et see link vist ei läinud hästi siia, aga ma panen uuesti need lingid pärast siia kommentaari veel, et otse Youtube'i lingi ka, et see on üks vahva video, mida Malle soovitab teil vaadata. Ja aitäh kõigile, kes on osalenud, kaasa löönud ja kui keegi järgi vaatab, siis kõik kommentaarid on teretulnud. Sinuga saab kuidagi kõige paremini ühendust, kas? Ja minuga saab kõige paremini ühendust sellisel lehel nagu masstervis.ee, et selle lingi juures, kui te lähete selle artikli juurde, kus on ebaõnnestumisest juttu, siis juba oletegi meie kodulehel ja sealt saab kõige paremini kontakti, et ootan põnevusega, sest et see ebaõnnestumise teema on selline, millega saab aidata iseennast, aidata meeskonda ja tegelikult aidata kogu organisatsiooni. Et see on üks osa meie sellisest koostöökultuurist, kui me laseme endal ebaõnnestumisest õppida ja kui me õpime koos, kuidas sellest ebaõnnestumist meeskonnana paremaks kasvada. Nii et ootan väga suure põnevusega kõiki inimesi minuga kontakti võtma, et teha tööelu õnnelikumaks ja rõõmsamaks. Aitäh kõigile ja toredat suve, mõnusat, hästi palju ebaõnnestumisi, millest on võimalik siis õppida ja ise võtsin endale kaasa ka selle, et tõesti tasub peatuda pärast ebaõnnestumist ja küsida ja minna sügavamale, aru saada, mis need õppetunnid seal on, et muidu võib juhtuda see, mis minuga on väga tihti juhtunud, et astun ühe sama reha otsa kogu aeg ja muhk on sama koha peal.
aga just, aitäh, Malle, sulle jagamast ja aitäh aitäh kõigile kõigile. kuulajatele ja nägemiseni järgmisel korral reedel jälle. Nägemiseni.